Üks suuremaid avaliku esinemisega seotud müüte on see, et sa pead olema sündinud esineja selleks, et hästi laval hakkama saada. No kuulge, ega Gerd Kanter ei sündinud ju sellisel moel, et vupsas ema üsast välja ja siis ema ja isa vaatasid, see on kettaid olümpiavõitja. Ei, selleks, et hästi hakkama saada, tuleb vaeva näha ja sama asi käib ka esinemise juurde. Seega, see oli esimene avaliku esinemise müüt, millest me täna räägime ja neid tuleb 9 tükki veel, nii et pane ennast valmis. Järgmine müüt ja see müüt number 2 on selline, et head esinejad, nemad küll lava peal närvis ei ole. Mis on ka täielik jama selles mõttes, et ma olen inimesi õpetanud rohkem kui 25 aastat ja esinemiskoolitusi teen ka aastast 2007. Sellest hoolimata iga kord, kui tuleb uus grupp, siis mõned minutid enne ma tunnen, kuidas seest kraabib ja ei ole nii mõnus tunne, et kui kodus kirgede tormi vaadates võiks parem tunne olla. See, et sa oled lava peal suuremal või vähemal määral närvis, on hea asi, sellepärast et tavaliselt näitab see seda, et sa hoolid. Enamiku heade esinejate käest, kui sa küsid, et kuule, et kas sa närvis ka laval oled, siis ma olen nii paljudega, kui ma olen rääkinud, on enamik öelnud, et joo, ikka olen närvis, muidugi. Ja see tähendab, et on aeg ette võtta müüt number 3 ja müüt number 3 on see, et selleks, et hästi laval hakkama saada, pead sa keelt valdama tipptasemel. Ei ole see nii. Tead sa, ma teen igal aastal inglise keeles koolitusi ja minu inglise keel on kaugel täiuslikkusest. Ma ajan pidevalt kõik su artikleid sassi ja ma olen kindel, et kui sa mind jälgid lava peal, siis sa näed kümnete kaupa grammatikavigu, mida ma teen. Aga sellest hoolimata ei ole veel keegi mitte kunagi mu tagasiside lehele kirjutanud, et kuule tüüp, et õpi ikka keel kõigepealt selgeks enne, kui sa rääkima tuled. Ma olen muidugi kindel, et seal on üks pisikene erand mõnikord ja see on üks valdkond või seltskond inimesi, kes mõnikord seda pahaks paneb ja see on akadeemikute seltskond. Juhul, kui on seal sellised põrunumad sorti akadeemikud, kes on väga sellised pedandid, siis nemad võivad muidugi nina kirtsutada, kui sa aeg-ajalt seal grammatika vigu teed, muidu aga ei huvita see kedagi. Ma olen kindel, et sa oled kohanud inimesi, kes räägivad kõige paremat eesti keelt, aga nende jutt oli ikka sama põnev, kui värvi kuivamise vaatamine. Teisisõnu, hea keeleoskus neid ju ei aidanud mitte kuidagi. Ja see viib meid müüdi number 4 juurde ja müüt number 4 räägib sellest, et kõne peab olema tõsine, ei tohi nalja teha. Kuulge, mitte kusagil ei ole mitte ühtegi tõendust asjale, et elu on ülemäära tõsine või et peaks olema tõsine. Jah, on erandeid muidugi, et kus võib-olla nalja väga ei saa teha, aga sõltub, kuidas sa seda teed. Ka matusel visatakse aeg-ajalt kadunukese kulul selline pisike nali või räägitakse naljakas lugu ja inimesed suure nutu ajal mõtlevad, et näed, natuke saab naerda ka, eks ju. Nii et ära pelga seda, et sa pead tõsine olema, inimestele vastupidi meeldivad meeleolukad esinejad, nii et kui on võimalik mõni meeleolukas lugu rääkida, nali teha, siis tee seda alati. Ja nüüd, kuivõrd me juba naljadest räägime, siis järgmine müüt on selline, et alati tuleb oma esinemist alustada naljaga. Ei pea alustama naljaga. Sinu sissejuhatuse peamine eesmärk on tekitada huvi ja kuidas seda teed, on enda valik. Kui tahad tee nalja, kui tahad räägi lugu, kui tahad esita mingi küsimus publikule, oluline on see, et esimestest hetkedest, kui võimalik, siis peaks kuulajad sinuga kaasas olema ja tahtma sind kuulata. Aga mitte kusagil ei ole öeldud, et nüüd on jama kõne, sa ei alustad naljaga. Vastupidi, üks suuremaid klišeesid, mida esinejad teevad, on see, et alustavad, et teil siia juhtus minuga üks naljakas lugu ja meie seal saalis ohkame mõtleme, et jah, okei. Ei juhtunud, sa mõtlesid selle välja, et ennast huvitavaks teha, aga räägi. Nüüd olemegi selle jutu pealt jõudnud järgmise osani, see on müüt number 6 ja müüt number 6 räägib sellest, et esinemishirmu vastu aitavad rahustid. No, võib öelda, et teatud mõttes jah, aitavad, aga kas neist sinu esinemisele ka mingit tolku on, ma olen väga kahtev selles osas. Olen kunagi rääkinud paari inimesega, kes on kasutanud rahusteid ja üks nendest rääkis, et sõbranna soovitas talle enne esinemist Xanaxit võtta. Ja juhul, kui sa ei tea, siis Xanax on selline tugeva toimeline rahusti, eks ju. No, ma küsisin selle naisterahva käest, et kuidas läks ja ta vastas mulle niimoodi, et ma ei mäleta sellest esinemisest mitte midagi. Ma küsin, aga mis saalist öeldi, et kas mingid tagasisidet tuli, ta ütles, et
koputati õlgu, et esinemine nagu iga teine, aga tema ei mäleta mitte midagi. Ütles, et terve järgmine päev oli veel, sumin oli peas, et ta ei teadnud, mis või kus või kes ta on. Nii et selle asemel, et keskenduda mingisuguste rahustite neelamisele, keskendu ikka oma eesmärgile, oma esinemise ettevalmistamisele ja sellele, et sa oma sõnumi hästi edasi saad anda. Kuivõrd me nüüd juba siin räägime rahustitest, siis me ei saa üle ka järgmisest müüdist ja järgmine müüt on see, et väike naps enne esinemist võtab närvi maha. No ma ei tea. Miks sa peaksid tahtma paari napsu võtta enne esinemist ja siis sa käitud nende paari napsu puhul ilmselt selliselt, nagu minu õde kunagi käitus, kui ta teismelisena koju tuli ja purjus ei olnud ega midagi, aga vahele jäi ikka oma ühe siidriga. Miks? Sellepärast, et ta üritas käituda kainelt. Nii ka sina üritad käituda kainelt ja sa ise tead, et väike sumin on peas. Aga muidugi, samal ajal, kui sa seda testida tahad, siis tee niimoodi. Kui sul esmaspäeva hommikul on esinemine, siis pühapäeva õhtul juba võta kõva peatäis, sellepärast, et heale krundile kulub vähe värvi, esmaspäeval pole vaja palju peale võtta, nii et võtta väike naps. Ühesõnaga, selle napsuga on sama lugu nagu raustitega. Keskendu oma ettevalmistusmisele, mitte täisjoomisele ja see aitab sind palju rohkem edasi. Ja see viib meid nüüd järgmise müüdini ja juhul kui sul järg on sassis, siis see on müüt number 8 ja see ütleb, et kõne peab olema täiuslik, esinemine peab olema täiuslik. Tead, võib-olla on see sulle üllatus, aga täiuslikku esinemist ei ole olemas. Vähemalt esineja jaoks ei ole täiuslikku esinemist olemas, sellepärast, et esinemise ajal tead sa kogu aeg kõike, mis valesti läheb. Sa tead, kus sa kokutad, sa tead, kus mingisugune märkmed läksid segi, sa tead, et sa jäid ajahätta, midagi pidid välja jätma ja siis poole jutu pealt avastad, et pagan 10 minutit tagasi pidin ju hoopis veel mingi asja juurde rääkima, aga nüüd enam ei ole paslik, eks. Ja ühesõnaga, kui sinu esinemine lõppeb ja kui keegi peaks tulema sul kätt suruma ja ütleb sulle peale esinemist, et aitäh, see oli täiuslik esinemine, siis sina muidugi viisakalt tänad teda, aga tead, et tema liialdab sellepärast, et sina tead, kus sa kogutasid, midagi vahele jätsid ja rääkimata jätsid. Ära keskendu sellele, et midagi peab täiuslik olema, sest täiuslikku esinemist ei ole olemas. Ja üleüldse sina ei ole otsustajad, kas see on esineja või mitte. Kuulad, lase neile otsustada selle üle. Kuivõrd me sellest juba räägime, siis võiks rääkida müüdist number 9 ja müüt number 9 ütleb, et sa pead olema haritum kui sinu kuulajaskond. Ei saa olla, et sul on väiksem haridustase kui sinu kuulajatel. Tead sa, minul on magistrikraad. Ometigi olen ma käinud koolitusi tegemas kõiksugu professoritele, doktoritele, ma ei tea kellele veel. Ja ei ole keegi mulle neist öelnud, et mina sind ei kuula sellepärast, et sul on magistrikraad. Tule poissi ja doktorikraadiga, siis hakkame vaatama. Kui sellisel moel see käiks, siis paljud toredad teadmised jääks meil maailmas ju edasi andmata. Ja ära sellepärast ka muretse. Peamine, mida siin juures tähele panna, on muidugi see, et oma teemad pead sa valdama. Ja oma teemad pead sa teadma küll sama hästi kui su publikaga, kui sa veidi paremini oskad, siis veel uhkem. Oluline see, et sa pead oskama oma teema juures edasi anda midagi sellist, mis on teise nurga alt esitatud või teistmoodi ette kantud. Sa pead oma kuuled mõtlema panema. Seetõttu juba kodus esitad sa endale küsimuse, mis kõlab. Mida ma tahan, et minu esinemise tulemusena kuuled? Mõtleksid teisiti, teeksid teisiti või teatud oludes tunneksid teisiti. Kui sa seda suudad teha ja nendele küsimustele vastust välja mõtled, siis pakud sa oma kuulajatele ka põnevat sisu. Sujuvalt olemegi jõudnud müüdini number 10, see on viimane müüt ja see ütleb seda, et sa pead kõikidele oma kuulajatele meeldima. Kuule, ega sa 500 eurone elad, sa kõikidele inimestele meeldid. Kui sa tahad kõikidele inimestele meeldida, siis sa pead ametit valima. Ja ma tean ühte ametit, mis peaaegu kõikidele meeldib ja tead sa, see on jõuluvana. Jõuluvanaga tahavad kõik patsu lüüa ja talle sülle istuda. Aga ilmselt sa jõuluvana ei ole või selleks hakata ei taha, seega ei ole võimalik kõikidele inimestele meeldida. Seda enam, et ega sa ei tea ka, mida nad sinust arvavad või ei arva seal saalis. Ja üleüldse, mida nad sinust arvavad, ei ole oluline, sellepärast, et oluline see, et kuidas nad sinu sõnumi vastu võtavad. Kui sa keskendud inimestele meeldimisele, siis mõjutab see sinu sõnumit ja mõjutab seda, kuidas sa oma sõnumit edasi annad. Ära tunne vajadust kõikidele inimestele meeldida. Ega sa poliitik ei ole, et sa kõikidele inimestele meeldida tahad, eks?
keskendu oma sisule, oma sõnumile ja siis on kõik korras. Vaat sellised lood tänaseks. 10 esinemisega seotud müüti, mida tasub aeg-ajalt endale meelde tuletada, sest et kui sa nendest üle suudad olla, siis juba see teeb sind paremaks esinejaks. Jääme jälle nägemiseni.